Subtiitrid tegi tiimad Torso kontrolli alt väljas. Ameerika Ühendriigid purustavad Iraani. Iraan ründab vastuseks juba 5 riiki korraga, sealhulgas isegi Omaani. Ja selle taustal alustas Saudi Araabia taas otseseid lööke. Jah, naaberriigi Jeemeni vastu, kus asub üks Iraani proksirühmitusi, Jeemeni hussiidid. Täna, 13. juulil pommitasid Saudi Araabia lennukid Sanaa rahvusvahelist lennujaama. Ametlik põhjus kõlas järgmiselt. Tuli takistada Iraani tsiviillennuki maandumist. Lennuk maandus ikkagi, lihtsalt teises linnas. Nojah. Ametlik põhjus kõlas nii. Tuli takistada Iraani tsiviillennuki maandumist. Lennuk maandus ikkagi, lihtsalt teises linnas. Kohe vastati, et tsiteerin. Saudi Araabia teatas sõja algusest ja kannab selle eest täielikku vastutust. Siin on oluline kohe mõista. See ei ole mingi uus sõda. Ei. See on sõda, mis käis alates 2014 aastast, kuid pandi pausile 2022 aastal. Selles saates võtame kõik üksipulgi läbi. Mis täpselt juhtus? Miks see on vana sõda, mitte uus? Ja mis peamine, miks just praegu? Miks saudiidid alustasid Jeemeni ründamist just sel hetkel? Sest Sana lennujaama rünnaku taga on naftalõks, kuhu Ar-Riyadi on ajanud just see USA ja Iraani vaheline sõda. Räägime ka sellest, kuidas see annab Teherani vastupanu teljele viimase hoobi ja mis veelgi olulisem, miks Iisrael äkitselt justkui kõrvale jäi, samal ajal kui kogu piirkond, sõdib. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame neid teemasid koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like ja jätke oma kommentaar. Alustame siis faktidest. 13. juuli hommikul tabasid mitmed Saudi Araabia õhurünnakud Sanaa rahvusvahelist lennujaama. See on Jeemeni pealinn, mida Huthid on alates 2014 aastast kontrollinud. Rahvusvaheliselt tunnustatud Jeemeni valitsuse versiooni kohaselt oli eesmärgiks takistada Iraani lennukil seal maandumist. Tsiteerin Jeemeni ametliku valitsuse välisministeeriumi. Hutide terroristlikud relvarühmitused Iraani režiimi toetusel ei lubanud Jeemeni rahvuslikel lennukitel maanduda pealinna lennujaamas ning nõudsid, et Iraani lennuk rikuks Jeemeni õhuruumi. Seetõttu rünnati lennurada. Muide, Riyad ei kommenteeri neid rünnakuid ametlikult. Ehk kui ta aru ei saanud, siis idee oli järgmine. Jeemeni valitsusväed pidid oma lennuki maandama. Huthid takistasid seda, kuid soovisid sinna maandada Iraani lennuki. Ja nüüd otsustasid Jeemeni ametivõimud sellele takistada, kuid löögi andis Saudi Araabia. Hävitati stardi- ja maandumisrada ning vastavalt sellele ei saanud Iraani lennuk maanduda. Selgitan, millistest lennukitest jutt käib. Seda tuleb samuti mõista. Esiteks oli see Iraani lennufirma Mahan Airi lennuk, millega Huthide delegatsioon tagasi sõitis. Nad naasid tapetud Iraani ülemjuhi Ali Al-Ihmadze matustelt. Videol, mida praegu levitavad Huthide meediakanalid, ei suutnud Sanas maanduda Nasratin Al-Ammer, Ansar Allahi meediaosakonna asejuht. Ansar Allah on Jeemeni Huthide teine nimetus. Lennukiga ei juhtunud midagi, see lihtsalt suulati ümber Hodeidasse, mis on sadamalinn Punase mere ääres. Iraan ja tema liitlased kuulutasid maandumise kohe sümboolseks võiduks Saudi blokaadi üle. Nad ütlesid, et ükskõik kui väga saudiidid ei püüaks Jeemeni õhuruumi sulgeda, lennuk suutis ikkagi läbi murda ja maanduda. Olgu mitte Sanas, aga vähemalt Hodeidas. Hussiitide reaktsioon sellele kõigele on äärmiselt karm. Liikumise sõjaline esindaja Yahya Saria teatas, tsiteerin, Saudi agressioon Sanaa lennujaama vastu lõpetas deeskalatsiooni faasi ja nad peavad kandma oma agressiooni tagajärgi. Sama liikumise kõrge ametnik Hazem Al-Assad lisas, et Saudi režiim avastab, et on endale augu kaevanud. Haua. Nii. Ja nüüd on hussiitide välisministeerium juba peamise välja toonud. Nad ütlevad, et see on 2022 aastal kehtestatud vaherahu rikkumine ja nende sõnastuse kohaselt on Saudi löök sõja algus. هذه اللحظات مشاهدينا الكرام كما تشاهدون غارات جوية عدوانية على مطار صنعاء الدولي إلى حد الآن بغارتين استهدفت مدرج الهبوط والإقلاع هنا كما تشاهدون.
Nancy Konkori, tõlge kontori. Konkori. tõlge Nancy Konkori. Nancy Ämblik, Nancy. Timo Torsak. Subtiitrid tegi Timo Torsak. aga tegelikult oli see vaid aja küsimus, millal see sõda uuesti lahvatab. Jälgime kronoloogiat, et mõista, et see ei ole mingi uus sõda. 2014 aasta Jeemeni Huthid ehk šiitlik liikumine Ansar Allah vallutavad Sana linna. Neid toetab aktiivselt Iraan. Jeemeni president põgeneb Sanast lõunasse Adeni linna, kus ta on tänaseni. Jeemenis algab kodusõda 2015 aasta. Saudi Araabia moodustab koalitsiooni, kuhu kuuluvad Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid ning neid toetavad Ameerika Ühendriigid ja alustab õhusõda Huthide vastu. Samal ajal kehtestab ta Jeemenile blokaadi maismaal, merel ja õhus. Selle blokaadi tulemust nimetab Ühinenud Rahvaste Organisatsioon üheks planeedi raskemaks humanitaarkatastroofiks, sest miljonid inimesed on näljahäda äärel, tervishoiu ja veesüsteemid on hävitatud. Selle kampaania tulemus oli nukker, sest üle 5 aasta kestnud pommitamised lõppesid lõpuks läbikukkumisega. Siis jõudis asi sinnamaani, et Araabia Ühendemiraadid ja Saudi Araabia, kes justkui olid ühes koalitsioonis, läksid omavahel tülli, hakkasid Jeemeni territooriumil üksteisega sõdima ja kogu see lugu kukkus üldiselt läbi. Koalitsioon ei suutnudki Hute Sanast välja tõrjuda. Sanast. Tegelikult said Hutid just Iraani abiga tugevamaks, kes kogu selle aja varustas neid relvade ja rahaga. 2022 aastal kirjutasid pooled lõpuks alla relvarahule ÜRO egiidi all. Järsku suured lahingud vaibusid järsult, avanes võimalus läbirääkimisteks, kuid siin on oluline nüanss. Sporaadilised kokkupõrked ei lakanud kunagi täielikult ja sõda ei lõppenud seega päriselt. Seepärast on täpsem öelda, et uut sõda ei alanud, vaid vana sõda lihtsalt jätkus pärast pausi. Ja see jätkus, sest olud muutusid, aga millised need praegu on? Vaatame seda nüüd koos. Ja just siin peitubki kogu saate võti, miks saudiidid riskisid just praegu. Tundub ju, et neil on juba kogemus Jeemeni sõjast, mis polnud just kõige positiivsem. Ja tundub, et miks peaks nad uuesti sellesse sõtta astuma. Vaatame taas kord sündmuste ahelat üle. Hormuzi väin on tegelikult alates veebruari lõpus suletud USA ja Iraani sõja tõttu. Saudi Araabia jaoks on see katastroof, sest nende peamine eksporditerminal Ras Tanura, mis on muide maailma suurim, on halvatud. Ja vastavalt sellele pole naftat kuhugi panna. Varem ajasid nad kogu oma tankerite liikluse Pärsia lahest läbi Hormuzi väina. Ja edasi läksid need tankerid avamerele ja toimus kaubandus. Ja nüüd äkki suletakse Hormuzi väin. Mida teeb selles olukorras Riyadh? Riyadh oli osaliselt selleks olukorraks valmis, selliseks stsenaariumiks. Seetõttu suunab ta oma naftavood läände. Ida-lääne torujuhe, 1200 kilomeetrit idapoolsetest leiukohtadest kuni Janbu sadamani Punases meres on taastatud täisvõimsusel 7 miljonit barrelit päevas. Ja nad suurendavad selle torujuhtme läbilaskevõimet üsna kiiresti. Eksport läbi Janbu kasvab 4-kordseks, rekordilise peaaegu 4,5 miljoni barrelini päevas. Ja nii päästis kuningriik end sõna otseses mõttes selle marsruudi abil. Ja just tänu ekspordile läbi Punase mere ei tundnud nad eriti Hormuzi väina sulgemise tagajärgi. Aga on üks suur probleem. Selleks, et Punase merre jõudnud Saudi nafta jõuaks ostjateni Aasias ja Euroopas, peavad tankerid läbima Bab el-Mandebi väina. See on kitsas pudelikael, vaid 26 kilomeetrit lai, Araabia ja Aafrika vahel. Aga kes kontrollib selle väina lõunapoolset kallast? Õige, Jeemeni Hutid. Ja Huthid, Iraani liitlased, võivad teoreetiliselt sulgeda Bab el-Mandebi väina ja sisuliselt teha nii, et Saudi Araabial ei jääks üldse mingit võimalust oma naftat eksportida. Ja nüüd on USA ja Iraan taas uude sõjafaasi sattunud ning on oht, et Iraan hakkab oma käsilasvägesid sellesse sõtta kaasama. Seetõttu tegutseb Riyadh ennetavalt. See tähendab, et Saudi Araabia püüab Huthisid nõrgestada enne, kui nad talle Punases meres hapniku kinni keeravad.
Nüüd ühendame kõik need pusletükid. Kui Washington ja Teheran peksavad teineteist Hormuzi väinas ning Iraan tulistab rakette USA baasidesse Bahreinis, Kuveidis, Kataris, Jordaanias ja Omaanis, muutub Jeemen selle sama sõja teiseks rindeks. Hutid on Iraani otsene käepikendus ja osa vastupanuteljest. Juba esimesel USA ja Iraani sõjapäeval ähvardasid Huthid taas alustada rünnakuid Punases meres, sulgeda Bab el-Mandebi väina, kuid hoidsid end siiski tagasi. Juba märtsi keskpaigas teatasid Hutid, et ootavad lihtsalt Iraani signaali. Märtsi lõpus lasid Hutid siiski ballistilise raketi Iisraeli pihta, astudes ametlikult sõtta. Ja 8. juunil kuulutasid Hutid välja täieliku keelu Iisraeli laevandusele Punases meres, nimetades selliseid laevu seaduslikeks sõjalisteks sihtmärkideks. Kuid peamine juhtus eelmisel nädalal. Jeemeni valitsusväed, keda toetab Saudi Araabia, tõrjusid Huthide rünnaku Hodeidast lõuna pool. See tähendab, et Hutid alustasid sõja eskaleerimist riigis juba eelmisel nädalal. Ja nüüd vaadake, mis üldse on järele jäänud Iraani proksivägede võrgustikust, sellest samast vastupaluteljest, millega Teheran on aastakümneid piirkonda pinges hoidnud. Hezbollah Liibanonis on purustatud. Iisrael kontrollib Lõuna-Liibanoni. Iisraeli kaitseminister Katz teatas avalikult, et lääne piiri ääres on hävitatud 100 küla ja keeldub vägesid välja viimas, kuni Hezbollah pole täielikult relvitustatud. Hamas Gaza sektoris on neutraliseeritud. Seal kehtib alates 2025 aasta lõpust vaherahu. Iraagi rühmitused on suure surve all, ega tõsta praegu pead. Hutid Jeemenis olidki viimane suhteliselt terve lüli. Just sellepärast hoiab Iraan neist nii kõvasti kinni. Ja just sellepärast on Saudi löök sanaale, löök Iraani regionaalse arhitektuuri viimasele toele. Aga siin on paradoks. Ka seda on oluline mõista. Löök Hutidele ei pruugi neid murda, vaid hoopis äratada. Houthid hoidsid end kõrvale mitte nõrkuse pärast. Teheran otsustas tõenäoliselt, et Houthide kaarti on parem hoida reservis ja mängida see välja veidi hiljem. Ja nüüd võidakse see kaart just lauale panna, sulgedes korraga 2 väina. Mõelge selle peale. Hormuzi väin on suletud, mille kaudu liigub 20% maailma naftavoogudest. Ja Bab el-Mandebi väin, mille kaudu liigub 12% kogu maailma naftavoogudest. 32% ehk kolmandik kõigist voogudest suletakse. Kujutage ette, mis juhtub hindadega. Kui hussiidid otsustavad kätte maksta, on neil üks ainus, kuid surmav käik. Sulgeda Bab el-Mandebi väin. Ja nüüd väljendas hussiitide välisministeeriumi asejuht Hussein al-Aziz seda omal moel. Tsitaat. Kui Sanaa otsustab Bab el-Mandebi sulgeda, ei suuda seda peatada ei inimesed ega džinnid. Mis sellise stsenaariumi korral juhtuma hakkab? Hussiitidel pole tegelikult vaja iga tanker seal põhja lasta. Piisab mõnest rünnakust, et kindlustusandjad ja laevaomanikud ise laiali jookseksid. Kogemus on olemas. Aastatel 2023 kuni 2025 vähendasid Jeemeni hussiitide rünnakud naftavoolu läbi selle väina rohkem kui 2 korda. Ja laevad hakkasid Aafrikast ringi sõitma, kaotades sellega 14 päeva teekonnast. Aga nüüd on panused kordades kõrgemad. Umbes 20% läbi Bab el-Mandebi väina. See on 12% maailma meretranspordist. Aga Riadi jaoks on see üldse ellujäämise küsimus. Kui väin suletakse, siis 4 kuni 4,5 miljonit barrelit Saudi naftat päevas jääb lihtsalt õhku rippuma. Juba suletud Hormuzi väina korral. Ja siinjuures Iraani islaamirevolutsiooni kaardivägi on juba ähvardanud Bab el-Mandebi väina sulgeda, kui Iisrael ei lõpeta rünnakuid Liibanonis. Aga ta ei lõpeta neid. Teisisõnu, Saudi Araabia lõi neid, kes hoiavad kätt tema enda kõril. Ja siin tahan ma juhtida teie tähelepanu ühele eraldi, kuid väga olulisele punktile. Pange tähele, Lähis-Ida piirkond leegitseb. USA pommitab Iraani. Iraan pommitab Kuveiti, Bahreini, Jordaaniat, Katari ja Omaani. Saudi Araabia ründab Jeemeni huutisid. Ja Iisrael on sel ajal justkui kõrvale jäänud. Kuidas nii juhtus? Põhjuseid on mitu ja kõik viitavad ühele. Iisrael on selles etapis oma juba välja võidelnud. Ja nüüd jälgib ta kõrvalt endale soodsat olukorda, rakendades praktikas sedasama heidutustegurit. Esiteks on ta oma ülesanded täitnud. Ta purustas Hezbollahi sellisesse seisundisse, et see pole enam eriti ohtlik. Ja Iisraeli armee istub Lõuna-Liibanonis ega kavatse lahkuda. Teiseks, Trump tõrjus Netanyahu tegelikult Iraaniga peetavatest läbirääkimistest kõrvale. Iisrael jäi lihtsalt protsessist välja.
ja kolmandaks muidugi sisepoliitika. Netanyahul on valimised kohe ukse ees. Trumpi kokkuleppe Iraaniga on tema jaoks poliitiline katastroof ja praegu pole tal lisasõda vaja. Aga peamine on strateegiline loogika. Praegu toimub see, millest Iisraelis võidi ainult unistada. Araablased sõdivad pärslastega. Sunniitlik Saudi Araabia pommitab šiitlikke Huti mässulisi. Ameerika paiskab Iraani laevastiku rivist välja. Iisraeli vaenlased kurnavad üksteist metoodiliselt, ilma ühegi Iisraeli sõdurita. Aga siin on üks väga vaikne detail, mis reedab kõik. Allikate teatel ehitab Iisrael praegu Somaalimaal sõjaväebaasi. Teisel pool Babel Mandebi väina, just selleks, et rünnata keda? Loomulikult hutiite. Ehk siis Iisrael ei jää kõrvale. Iisrael lihtsalt valmistub. Kokkuvõte. Formaalselt alustas Saudi Araabia täna uut sõda. Tegelikult võttis ta pausilt maha vana sõja, mille ta oli juba korra kaotanud, kulutades sellele aastaid pommitamisi ja oma maine. Miks ta riskis? Sellepärast, et USA sõda Iraaniga sulges Hormusi väina ja ajas Riadi lõksu, kus tema ainus nafta väljapääs sõltub Iraani toetatud jõudude armust. Mis edasi? Minu arvates on 2 stsenaariumi. Kas Saudi Araabia jõuab Huthid nõrgestada ja siis Iraan kaotab oma viimase tugipunkti vastupanu teljel või Huthid sulgevad Babel Mandebi väina? Ja siis maailm saab korraga 2 suletud väina ning Saudi Araabia jääb üldse ilma nafta ekspordita. Teine stsenaarium ei ole enam regionaalne konflikt, nagu te aru saate, vaid globaalne energiašokk ja siis peavad sekkuma juba väga paljud. Aga Iisrael? Iisrael ehitab sel ajal oma baasi Somaalimaal lõpuni ja vaatab, kuidas tema vaenlased üksteist ründavad. Võib-olla on selles sõjas kõige kasulikum positsioon see, kus sa ise ei osale. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle video kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head!